Kord aastas hakkavad Riigikogu liikmed valima endale juhatust ehk esimeest ja 2 aseesimeest. See hääletus on tavaliselt selline, et tulemus on ette teada. Aga selle hääletuse raames pannakse proovile kõik allhoovused, salakokkulepped ja koalitsiooni ja opositsiooni tugevus, nii et tegemist on väga olulise hääletusega, nii olulise hääletusega, et see on ainus hääletus, kus ei usaldata mingile nupule vajutamist, isegi mitte salajast nupule vajutamist, vaid hääletus käib vanal heal paberile risti tegemise meetodil. Riigikogu esimeheks kandideeris koalitsiooni poolt edasi senine esimees Lauri Hussar Eesti 200-st. Opositsioon pani välja isamaalase Helir-Valdor Seederi. Rahulolematust tänase Riigikogu juhiga on väga palju, sealhulgas ka koalitsiooni liikmete seas. Ja minu sõnum oli, et see on salajane hääletus ja nad võivad oma rahulolematust väljendada ka sellega, kui jätavad sedeli tühjaks. Hussar sai 51 häält ja valiti edasi esimeheks. Seega koalitsiooni hääled pidasid ning Hussar ei lasknud end napist häält enamuses segada. Riigikogu juhatuse esmane ülesanne on tagada see, et Riigikogu toimiks, Riigikogu istungid oleksid juhatatud, et järgitaks Riigikogu kodu- ja töökorra seadust. Aseesimeeste valimisel oli kirgi rohkem, 2 kohale 3 kandidaati. Koalitsioonilt senine aseesimees reformierakondlane Toomas Kivimägi, opositsiooni poolt senine aseesimees Arvo Aller ning valitsusest välja heidetud, kuid opositsioonis veel mitte täiesti omaks võetud sotsiaaldemokraadid ajasid oma liini ja lootsid Tanel Kiike juhatusse saada. Väidetavalt oli lootuse taga eilse põhiseaduse muutmise varjus käinud sobitamised ja kauplemised. No teate, et kui inimestele tehakse ettepanek, et ärge hääletusel osalege, jääge haigeks, minge WC-sse, mõelge mingisugune muu asi välja. Et esiteks, iga parlamendi liikme jaoks on see alandav, et kui arvatakse, et ta on kuidagi moodi ära ostetav. Ja teiseks, kui ma olen aru saanud, et mõnele tehti ka ettepanekuid vahetuskaubana, mis iganes see siis oli. Ma neid nii täpselt detailselt ei oska öelda praegu. Siis võib-olla see ei ole see, mis parlamentaarse tava juurde peaks käima. Kuid läks nagu arvata oli. Opositsioon kui ka koalitsioon klapitasid hääli nii, et senine juhatus jätkab. Viimaste päevade sündmuses näeb Martin Helme muutust, et kui vaja, siis koalitsioon suudab opositsiooniga küll kokku leppida. Napist koalitsiooni ülekaalust ei piisa, et seda teerulli, mida me siin 2 aastat oleme näinud, lihtsalt ei olnud võimalik kasutada ja tegelikult ju ka Riigikogu esimehe valimistel väga-väga nappi häälte enamusega sai Lauri Hussar tagasi. Tänase päeva tulemusel seega Lauri Hussar koos Arvo Alleri ja Toomas Kivimäega Riigikogu juhatuses jätkavad. Ning ühtlasi on eilse ja tänase päeva põhjal selged poliitika üldjooned. Valitsuserakondadel on enamus, aga kui vaja, siis tahetakse ja suudetakse läbi rääkida ka Isamaa, sotside ja EKRE-ga opositsioonis. Keskerakond aga oli eile kõigi teiste vastu. Täna häälte järgi otsustades rikkusid nad esimehe valimisel sedeleid ning keskerakondlasi ei tulnud ka tagasi valitud esimehe pisikesele vastuvõtule. Ja me räägime siin just Riigikogu koostöövõimest. Isiklikult tänada Martinit selle koostöövõimest põhiseaduse muutmisele. Et samamoodi Lauri aitäh selle eilse koostöö otsuse eest.